okei, katsume hakkama saada. Ma lõikan ise lõpuks seda õppuse, muidu ma pean koostööd tegema seal taga. aga nüüd on enda asi. sellepärast on aega kirja kohta ka otsida. nii. ma loen laulust 145, 13. salm. sinu riik on kõigi ajastute riik ja sinu valitsus kestab rahvapõlvest rahvapõlve. Jumal omab riiki ja sellist igavest riiki. maailmas on meil ka riigid ja no ütleme, et on Eesti riiki ja tähistame siin oma 108. aastapäeva varsti aga see ei olegi võib-olla niivõrd sellest nagu sellisest riigi teemast see tänane sõnum nagu sündinud, vaid pigemini üks selline sõnum, mida ma kuulasin, mida Andrei Šapovalov oli üles pannud ühe oma vanema jutluse ja see jumala riigi teema ja tegelikult hakkas mulle väga helisema ja sellepärast tänasel õhtul lihtsalt olen seda jagamas. põhimõtteliselt on see üks väga hea evangeelium, sest et vaata, kui Jeesus hakkab kuulutama, siis on üks selline oluline asi, mida ta kuulutab ja ütleb sedasi, ma teen nüüd Mattiuse evangeeliumi 24. peatüki lahti ja kui noh, ütleme, seal on juba nagu kokkuvõte, algusest hakkab kuulutama, selle juurde tuleme ka, siis ütleb, aga kokkuvõte on juba selline, et seda kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale tunnistuseks kõigile rahvastele ja siis tuleb lõpp. või teise sõnaga võib ütelda ka sedasi, et siis tuleb eesmärk. no kaugeltki ei ole veel lõpp, kui evangeelium on kõik ära kuulutatud. ma usun sedasi, me kõik seda mõistame, palju sündmusi seisab tegelikult ees, mida piibel meil otseselt kirjutab. et siis ei ole mitte mingisugust, võiks ütelda nagu maailma lõppu sellega, kui evangeelium on kõigile rahvastele ära kuulutatud. seal on, ütleme, kõiksugused need taevased sündmused ja 1000-aastane rahuriik ja kui hakkame vaatama, seal on mitmeid ja mitmeid asju, mida jumala sõna meile avab, on tegelikult sündimas. aga siit on üks huvitav asi tegelikult, mida ütelda. et tähtis on see pakkumine, et inimestele pakutakse jumala riiki. vaata meie, noh, ütleme, kui evangeeliumi kuulutame, siis me, noh, ütleme, valdavalt tegeleme nagu selliste inimeste patus pööramisega. ja see on väga tähtis ja täna tegime palvet ka siin, tegime just sellel teemal ja see on väga tähtis asi. aga nüüd see, kuidas, kui Jeesus ütles ja hakkas kuulutama, ta ütles, et taevariik on lähedal ja ta ütleb, et pöörduge. ja põhimõtteliselt on see nagu see pöördumine, on pöördumine taevariigi poole. Need maised riigid, kus inimesed elavad, kus elame meie ka, need on valdavalt selle maailma vürsti meelevallas. sest et vaata inimesed, kes on päästmata, nad teevad selle maailma vürsti tahtmist. ja tegelikult on see päris kole. ja sellepärast see, mis on praegusel hetkel nagu ka avalikuks tulemas siin selles maailmas ümberringi. no seda on päris kole nagu kuulda ja ei taha nagu sellest nagu rääkida ja isegi eriti nagu mõeldagi ei taha. sest et nagu Paulus, kui oma kirjas ütleb sedasi, et sellest on häbi rääkida, mida salajas tehakse. ja tõesti see nii on, et ja ei oskaks arvata vahest, et see nii koledalt tegelikult häbi on. aga nõnda see on. aga issand õpetas meid palvetama, et me paluksime, et jumala riik tuleks ja tema tahtmine sünniks. no see on see põhiline palve, mida väga palju tegelikult palutakse. ja see sünnib ka ja ühel päeval juhtub see niimoodi, et Jeesus tuleb ja valitseb siin selles maailmas 1000 aastat, nii nagu sõna meile räägib. ja vaata, siis on niimoodi, et saatan seotud ja siis on see jumala tahtmine no kõige tugevamalt sündimas siin selles maailmas. praegusel hetkel on niimoodi, et noh, et kes me nagu noh, ütleme, võtame seda vastu oma vabal tahtel, kes me anname issandale maad ja ei anna kuradile maad ja noh, ütleme, et jumal saab nii palju tegelikult leida seda kohta. meie eludes ja siin selles maailmas ja meie linnades ja meie külades ja meie riikides. nüüd aga mis on jumala tahtmine kindlasti on see ka, et praegusel hetkel inimesi päästa sellest pimeduse võimusest, nii nagu Kolossa 1:13 räägitakse, et inimesed on pimeduse võimuses ja neid päästetakse ja need inimesed siis saavad jumala armsa poja riiki. no meie, kes me oleme selle sammu nagu juba teinud, kes me oleme juba sinna astunud, no kiitus Jumalale, et see asi on tegelikult nagu meie jaoks on nagu selliselt sündinud. nii et see on ka praegusel hetkel täiesti selline kehtiv asi ja
ja see on ka toimumas praegusel hetkel pidevalt. Selle maailmavürst peidab tegelikult väga ütleme innukalt kõike seda koledust, mis tema riigis ja tema kaudu tegelikult valitsemas. Ka kui praegusel hetkel teatud asju on avaldatud, siis on öeldud, et ikka osad on peidetud ja osad on kaetud ja et ütleme, seda tehakse niimoodi valikuliselt ja sellepärast see on valdavalt kogu aeg siin. Ja selle maailmavürst püüab näida ilusana, sest et kuidas sa muidu meelistad inimesi enda lõksu. See peab olema tegelikult kuidagi meeldiv ja ilus, et inimesed lõksu läheksid ja lähevad ka. Jumala riigis on otse vastupidi, issand ei meelita. Jumala riigi isegi see ilu on peidus. Jumal ei jõputa sellega. Tule siia Jumala kotta. No mis ilu siin ta, ütleme, et jätame välja need kuldkuplitega värgid ja kohad, et kus sa saad veel mingi kullasäragi vaadata või midagi nukusteks. Aga kui sa tuled ühte niuksesse väiksesse palvelesse, no millest sa siin vaimustuses oled, mis siin majas sees on? Mitte millestki. Ainukene asi, kui sa ära tapad selle vaimse asja, et kui Jumal siin räägib ja Jumala vaim on liikumas, no siis sellest. Aga ütleme, et sellise, ütleme, et see, aga see on jälle nagu, kuidas ütelda, selline asi, et mida igaüks üldse nagu kuidagi nagu vastu võtta ei saa. Kelle süda on avatud, kes oma südant kõvaks ei tee, kellele Jumal ennast tahab ilmutada. Ja sellepärast on see niimoodi, et see Jumala riigi asi on selline, et see on nagu peidetud asi. Meil on raske isegi seda teha selgeks vahest oma lastele ja sest et kuidas me seda nagu avame. See on selline, et peab mingisugune kogemus tulema ja et see mõistmine võiks tulla sellepärast ja üle kõige on see ikka nii, et kui Jumal selle avab, siis see on avatud. Nii et Jumala riik on nagu üks peidetud aare. Ta on kuskil seal põllus või ta on selline pärl, mida sa pead väga palju otsima, need tähendussõnad, mida Jeesus rääkis, need kõik just räägivad sellest. Nüüd on üks tore asi, mis meil on kinnituseks, et viimasel ajal Jumala sõna ütleb, et ilmutus suureneb. Ilmutus suureneb ja kahjuks ta suureneb kahes suunas. Ilmutus sest patukoledusest suureneb ja ilmutus Jumala riigist ja pühadusest ka suureneb. Ja see on muidugi hea. See aitab tegelikult inimestel valikut teha, need mõlemad asjad aitavad valikut teha. Sest osad ikka hüppavad sellest patulaeva pealt maha, et kuule, meil viitsi selle laia koleda tee peal olla, kus on nii palju koledat, sellepärast, et kui see nagu välja tuleb, ma põgenen ära sellest hukust, mis tegelikult seal on. Et osad saavad nagu mõistuse pähe, võiks ütelda, aga selle ilmutuse kaudu, mis tuleb nagu sealt kaudu. Aga teisest kohast on niimoodi, et Jumal tegelikult avab meile oma sõna ja neid oma saladusi tegelikult üha rohkem ka, sest läbi nende aastatuhandete, mis on Jumal üldse ennast ilmutanud, see on kasvav asi ja see tõotus on selle koha, nagu Danieli raamat räägib, ilmutus suureneb ja see on kindel ja Jumal seda teeb. Ja põhimõtteliselt on see nii, et see on üldiselt maailma jaoks, aga ma mõtlen, et võta isiklikult ka, mida vanemaks usklikuks sa saad, reeglina peaks olema nii, et ilmutus suureneb. See ei tohiks olla niimoodi, et kahaneb ära. Sest Jumal nüüd, et see peab kasvama, meie usk peab kasvama, meie ilmutus peab kasvama ja sellepärast kiitus Jumalale, et me võime lihtsalt olla usus, et meil on veel midagi saada ja sellepärast tasub tegelikult rünnata taevariiki, nii nagu sõna meile seda ka just õpetab. Ja Jeesus õpetas üldse, et otsige taevariiki. Ja sellepärast, ja see tähendab selleks, et me leiaksime, sest kes otsib, see leiab, on tema tõotus samamoodi. Ja nüüd on nii, et kui me selle taevariigi leiame, siis sellega kaasneb palju asju, väga palju häid asju ja sellepärast kiitus Jumalale nagu selle eest, et see on jätkuvalt just see nõnda. Ja nii nagu näed, täna siin tegime juba enne ühe palve, tänasime veel Rein Uuepaisa eest ja selle Oleviste kirikus toimunud ärkamise eest, siis tegelikult oli see üks selline avatud taevavärav väga paljude inimeste jaoks, mida Jumal lihtsalt kinkis. Ja vaata, selle Jumal lihtsalt kingib ja on hetk, kus seda avatakse ja need on hetked, kus see nagu sellises mahus nagu sulgub ja hoopis nagu on jälle nagu teistsugune tavalisem olukord. Ja isegi kuidas nii ütelda, et Olevistes, kui seda natuke niimoodi meelde tuletada, seal oli, kui oli teemata õhtud, 2 korda kuus neid laupäeva õhtuti peeti, see oli väga selline tõsine lugu, kirik oli rahvast täis, siis pühapäeva hommikul kell 10 oli tavaline. Et need kaks olid kõrvuti ühes koguduses, et nagu sellises mõttes. Osad olid selles tavalises ja osad olid tegelikult nagu selles, kus Jumala vaim väga võimsasti tegelikult liikus. Ja sellepärast kallid nii see on, et vaata, kuidas saavad olla, vaata need Jumala salajased asjad, kes näevad ja kes ei näe. Ja osad ei näinud,
osad sõdisid vastu isegi, no lihtsalt räägime ühe saladuse välja ka, osad Tallinna kogudused olid niimoodi, et palusid, et kui keegi seal päästetud sai, et jumal too sealt nagu kehva koha pealt ära, et too ikka meie kogudusse, et meil on parem. tead, ja no mina vahest sõdisin vastu ka, mõtlesin, mis te palute, et me oleme ise nagu surnukuuris. aga keegi siin ellu ei ärka aga et seal ärkavad nii paljud surnud tegelikult ellu. ja noh, et ja miks me siis nagu selle vastu oleme nagu sellises mõttes, aga lihtsalt inimlik, mina tean, asi vahest tuleb välja selliselt. aga kiitus Jumalale, et vaata, see riik on tegelikult olemas, see Jumala riik on olemas. ja vahest on need, kuidas ütelda, need Jumala riigi väravad eriti lahti ja sellepärast on nii tähtis, et igaüks, kes seda kutset kuuleb või täna, kui sa kuuled häält, ei tohi oma südant kõvaks teha. sellepärast, et see on nagu see Jumala pakkumine, mis ei ole mitte alati just ühesugused meie jaoks. nüüd ma võtan nagu need mõned sellised mõtted, mis ma niimoodi lühidalt kokkuvõttes tegin, see oli pikk jutlus, mida Andrei Zapovalov rääkis. ma võtan mõned asjad, võta lihtsalt ja seal osad mõtted on muidugi ise, kui kuulad, siis muidu kirjutad juurde, mida veel nagu koged ja saad. aga vaata riigi koha pealt lihtsalt nimetan ühte asja. riigis on tegelikult kõik olemas. vaata, kui on üks õige riik, siis on seal kõik. seal on haridus, seal õpetatakse, seal on sotsiaalhoolekanne, seal on nagu ütleme tervishoid või arstiabi või noh, ütleme kõik see on nagu olemas, eks. kõik eluks vajalik on põhimõtteliselt riigis. isegi riigis on kaitse ja noh, ütleme, et ja ei tasu hakata praegusel hetkel seda maalima, ma usun, et me kohe nagu mõistame sedasi, et ühes riigis tegelikult peab olema nagu kõik. on juhid ja kõik struktuurid on paigas ja kõik, mis on vaja, üks riik tegelikult omab. ja sellepärast on kallid, Jumala riigiga on täpselt seesama lugu. tuled Jumala riiki, sa saad selle kõik, mis seal on. ja vahest on see niimoodi, et me nagu tahaksime noh, umbes Jumala riigist nagu teatud asja, et meile meeldib see asi, tead, saad Jumala riigist. ei, ma ütleb, et ma tahaks sulle anda kõik. ma tahan sind õpetada, ma tahan sind tervendada, ma tahan sind varustada, ma tahan sind kaitsta, ma tahan sulle kõik korraga, miks sa küsid ühte asja, ma tahan ainult terveks saada. sest et väga paljud inimesed on lihtsalt, et kui ma Jumala riigist saaks terveks, et ma ülejäänud asjaga siin saatana riigist parasjagu hakkama kuidagi saada. aga ole nagu niimoodi mõelda, et küsi kõik, tahan hoopis sinna riiki saada. ja kui oled sinna Jumala riiki tulnud, kui sa oled selle Jumala riigi vabadusse tulnud, siis üks järgmine hoiatus on see. vaata, Egiptusest välja tulnud rahvas, kes tuli sellesse Jumala teenimisse ja sellesse vabadusse, lase rahvas minna sinna kõrbesse ja Jumalat teenima ja nad ehitasid seal selle koguduse telgi ja tegid oma Jumala teenimist seal kõrbes ju ka. aga teate, juhtub see, et tahaks tagasi minna. no seal oli liha ja seal olid sibulad ja no šašlõkk oli seal, eks. teate, et kui võtad, kui palju liha ja sibulat kokku ja super ju. ja lihtsalt oli ilmu peale, et no läheks tagasi sinna Egiptusesse. no mis siis, et tuli orjus. aga nüüd me sööme siin ainult mannat. ja sellepärast oli see nii ja Galatia kirjas oli samamoodi Pauluse mure, et see rahvas, kes seal nagu päästmisele tuli, nad hakkasid nagu tagasi minema sellesse käsuorjusesse. no miks te lähete sellesse? Jeesus tegi teid vabaks, ärge kukkuge tagasi. ja kohtumõistjate raamat on üldse selline, me näeme, et üles-alla kogu aeg. vahepeal vabalt, vahepeal orjuses, vahepeal vabalt ja vahepeal orjuses. ja osad inimesed, ütleme usklikud elavad ka sellist elu, vahepeal vabad ja vahepeal jälle orjuses. vahepeal vabad ja vahepeal orjuses, noh edasi-tagasi see kõik mul käib, kui jälle vaadata raskeks läheb, jookseb jälle Jumala juurde, et ma saan jälle vaba olla, eks. aga kiitus Jumalale, et Jumal tegelikult tahab meile pakkuda seda päriselt. siis tekib üks selline järgmine pilt sellest asjast, kui me räägime sellest Jumala riigist kui nii tähtsast asjast. aga me elame, noh ütleme, et siin praegusel hetkel elame Eesti riigis, meil on kõik omad põhiseadused ja meil on kõik seadused ja korrad ja juhid ja kõik on olemas. ja põhimõtteliselt on niimoodi, et kes me oleme Jumala lapsed, me oleme topeltkodakondsusega. sest et me kuulume Jumala riiki, me kodupaik ei ole siin. me ootame issandat taevast, me oleme võõrad ja majandused oleme siin, aga me oleme jääkodanikud Eesti riigis. me ei mässa selle riigi vastu, me teeme ausat tööd, me ei valeta, ei varasta, no ütleme, oleme moraalselt tublid. no nii kui see üks Jumala laps peab olema, et oled nagu see, kuidas ütelda, nagu selle võõrriigi kodanik, kes oled siin selles riigis ja me peame tegelikult väga eeskujulikult käituma, sest me esindame tegelikult ju seda Jumala riiki ka, kuhu me siis nagu kuulume. ja sellepärast oleme niimoodi, et oleme ka täpselt ustavad kodanikud ja Jumal annab meile selleks tarkust, kuidas olla sellele riigile, kus me siis praegusel hetkel oleme, lihtsalt õnnistuseks ja see on väga tähtis. ja Jumala sõna toob häid näiteid, nagu näiteks Daniel on selline mees, kes mitme kuninga all elas, mitmed valitsused vahetusid. ja sellepärast on see nii, et noh, et ütleme, et kes mitme valitsuse all elada saab elu jooksul, ütleme oma vanaema käest ma küsisin, et noh, et kuule, et mis aeg parem oli, ta ütles, et ikka tsaari aeg oli kõige parem.
ja siis oli Eesti aeg ja tema oli tsaari ajal, ikka need tsaari kuldrullad ja need asjad olid kõige parem. aga sealt edasi, noh, ütleme kõik need nõukogude ajad, Eesti ajad ja miskipärast ta läks nagu sinnani ja selle mõttega läks välja. ja aga iga tegelikult valitsuse ajal, kus me iganes ka elame, põhimõtteliselt oleme me jumala omad ja meil peab olema tegelikult nagu tarkust ka käitumiseks ja olemiseks, nii et see väike meeldetuletus ka selle koha pealt. nüüd on nii, millele Andrei Zapovalov just tähelepanu juhtis, ütles sedasi, et vaata, et religioossus ja ütleme selline ja ütleme need variserid ja kes olid tollel ajal, kui ka Jeesus sündis ja oli, need tegid tegelikult Rooma riigiga koostööd. Nad lõpuks otsisid ju abi selle koha pealt, et kuule, et Jeesus on vaja ära tappa, meil ei ole seda surmanuhtluse õigust nii ametlikult ei ole olemas, eks nad oma kividega ikka tegid seda. aga põhimõtteliselt on see nii, et nad tahtsid nagu seda väga ametlikult nagu seda teha ja siis nad käisid Rooma võimu käest kauplemas, et kuule, lööme käed kokku, et aidake ja mõistke teile kohut ja et ikka Jeesus tuleb surma mõista ja nad tegid. ja sellepärast kallid nii see ongi, et ega võtta üks variant on üldse jumala rahvale, et me hakkame nagu noh, ütleme nagu koos elama selle maailmaga. ja ega praegune aeg puhas ei olnud nõukogude aeg ka puhas. osasid tõmmati KGB-sse pastoreid ja noh, osad noh, näiteks Aleksei Leedjärv on ise väga avalikult rääkinud, kuidas teda seal püüti värvata. et nähti sedasi, et sihuke nähtav kuju ja ta ütles, ma lähen räägin kogudusest kõik välja seda, mis te nagu tahtsite teha. aga kõik välja ei rääkinud, kuhu nad siis läksid, sest kui läksid salaja koostööle. ja sellepärast praegusel hetkel igasugused need müürlased või värgid või osad nagu kuskilt maalt nagu annavad oma käe nagu sellele saatana riigile ka. no selles lootuses, et noh, läheb kuidagi rahulikum. ei lähe rahulikum, lõpuks võib-olla pead üles pooma nagu juudas, sellepärast et ega need ei hooli, sellepärast et lõid küll käed, eks. aga sest, et ega see riik ei hooli, sest et kuradi riik ei hooli mitte kui kellestki. see on tühi pettus tegelikult selle koha pealt, et sinna kohta üldse kätt lüüa ja sellepärast olgu meil tarkus selle koha pealt, et mitte mingisugust kiusatust ei ole. Jeesus, no ütleme, suutis kuradi kiusamisele vastu panna, kui ta saatana poolt saab selle pakkumise, et kummarda, ta näitas talle kõiki kuningriike, need saavad sulle. Jeesus ütles, ei, ma ei kummarda, ma ei taha. Joosep, Vana-testamendi Joosep, võttis tegelikult, võiks ütelda, selle pakkumise vastu. Temast ju sai selle Egiptuse nagu asevalitseja, ta oli Vaarust järgmine. aga Jeesus sellist kohta küll ei tahtnud sedasi, et oleks kuratist järgmine. et nüüd, et kurat esimene ja ta ütleb, ma annan sulle kõik, et noh, et kõik sulle, et las kõik sind kummardavad ka ja suudlevad ka veel, vahet ei ole, aga peaasi, et sa teine oled. ja väga Jeesus, et ei, mitte mingisugust mängu ma sinuga praegusel hetkel selliselt ei tee. ja sellepärast, kallid, see võitlus käib praegusel hetkel ikkagi nagu Efesuse kirjas. meil on selle pimeduse maailma valitsejatega see võitlus on käimas ja kiitus Jumalale, et mitte meie ei ole selle võitluse juhtijaid, vaid et siin on Jumala vaim. meie võtame sõjavarustuse kätte ja Jumala vaimust juhitud seal kus on vaja vehkida, seal karjuma, kus on vaja karjuda. ja küll Jumala vaim peab meile selle koha pealt juhiseid andma. ja nii ta on. aga kui me tuleme Jumala riiki, siis on nagu see jõustus selle koha pealt, et vaata Jumala riik on nagu väga hea tulla. kui sa tuled, sa saad kohe. nii nagu kadunud poeg ta tuli, sõrmus sõrme, pidu tehti ka, nuumasikas tapetakse, sümfooniaorkester pannakse mängima, kõik on väga ilus. kohe nagu sünnib nagu see selline vastuvõtt ja mingisuguseid tingimusi ei ole. vanad riided maha, uued riided selga, kõik, sa oled täiesti vastu võetud. ja lisaks oled vaba ka. vaata selles riigis kinni ei hoita, võid kohe ära ka minna. ja ma ikka, te olete tähele pannud, ma korduvalt räägin, et seda võib ära minna. sellepärast, et siin ei pea olema, sest see ei oleks Jumala riik, kui siin kuidagi kinni hoitakse. see ei ole Jumala riik. vaata, need riigid, kus tegelikult hoitakse kinni, seal on midagi viga. kuidas Nõukogude Liit hoidis inimesi kinni, see on suur kuritegu, kui sa tahtsid Nõukogude Liidust ära põgeneda. suurim kuritegu, kui reetur oled, nad ära põgeneda ja siis läksid vangi, sellepärast et sa ei tahtnud selles riigis elada. ja osad inimesed sattusid, kes ei suutnud ära põgeneda, siis vangi sattusid ka. ja sellepärast nii see on, aga see nüüd on ja vaata, saatana riik on selline, no tema oma orjasid ära taha lasta. ja ega need Vaaro tuli järgi ka, alguses no ütleme, kui ta nii nurka suruti, siis ta ikkagi lubas selle Iisraeli ära ja sealsamas ta läheb oma sõjaväega järgi, kui ta ikka tookseb tagasi. ja sellepärast on niimoodi, et vaata, lugu on nüüd selles, et kui sa oled Jumala riigis, siis sa tõeliselt oled vaba. siin ei keelata sul lahkuda ja sellepärast Jeesus ütleb oma jüngritele, tahate ka ära minna? ei taha, sul on igavesed sõnad, me tahame olla sinuga. ja sellepärast, kallid, see on meie vaba otsus, et me tegelikult issandat järgime. ja siis on niimoodi, et kui tuled sellesse riiki, sa saad nagu kõik, nii nagu Taavet juba ütles,
mul ei ole mitte millestki puudus. Lihtsalt sellega koos, et sa oled issandat järgimas, issand on see hea karjane ja kõik on tegelikult hästi. ja kallid, üks asi on selline ka, et muidugi, mis ongi võib-olla, noh, ongi sihukene lugu, et võib-olla vahest on nagu puudu. et püha vaim nagu võiks nagu rohkem kõrvetada ja võib-olla isegi täna nagu palvetasime niimoodi, et jumal kõrveta rohkem. aga püha vaim on väga delikaatne, räägib vaikselt. ja inimese vabast tahtest üle ei astu, tahad, tule. noh, tead ja sellepärast on kallid niimoodi, et vaata, kui vaba siin on. meie oma südametunnistus võib vahest meid rohkem süüdistada. sest et vaata, kui see on niimoodi kuidagi noh, ähvardatud ja ära kasvatatud selliseks, et noh, et kui teed seda ja siis juhtub nii ja noh, igasugu ei tea, mis asju peale räägitud, siis südametunnistust saab nagu kuidagi nagu suunata ja programmeerida. aga püha vaim ei programmeeri, püha vaim on püha vaim. tema teeb meie juures tööd täpselt nii, kuidas ta tahab. ja sellepärast on niimoodi, et on tõesti on vabadus ka ära minna, vastu panna, vaata jumal on selline. ja ei ta hoia kinni, vaid ta lubab tegelikult inimestel neid valikuid ja sammusid tegelikult teha. ja nüüd on nii, et täna ütlen seda, et kuna see jumalalik asi on ka nagu peidetud asi, nagu juba ütlesin, siis me mõistame tegelikult seda, mida me omame, mõistame aimamisi. kord me näeme nagu päriselt. sest et noh, täna me siin midagi usume, meil on üks sihuke taevas, kuhu me läheme. aga tead, siis läheb ikka suu lahti küll, kui sinna jõuad. sellepärast, et vaata, sest et põhimõtteliselt see on kindlasti selline, mida me ei oska praegusel hetkel ettegi kujutada. sest et see on lihtsalt nii palju suurem ja ilusam. ja kuradi riigi koha pealt on isegi ka jumala rahvas on praegusel hetkel paremal arvamusel, kui see tegelikult on. ja kahjuks on täpselt nii. inimesed nagu noh, ütleme, kui nad kätt löövad ja nad mõtlevad, et sellega võib ja teatud nagu ühe jalaga siin ja teise jalaga seal elades nagu proovides. kahte isandat nagu teenida ei saa, see on täiesti selge. aga põhimõtteliselt seda inimesed ju ikkagi proovivad. ja sellepärast, no miks Jeesus seda räägib, et kahte isandat ei saa teenida, ütleb, et no ärge proovige, ei tule välja. ja sellepärast on nii, et need on kõik need sellised niisugused olulised, no ütleme, asjad, mida jumala sõna meile nagu just otseselt ka räägib. ja üks hea asi on selline, et vaata, kui sa jumala riiki tuled, seal sihukest, kuidas ütelda, sihukest taustakontrolli ei ole, vaid seal võetakse vastu kõik. seal võetakse patused vastu. patused ja hoorajad ja need saavad ennem jumala riiki, noh ütleme, kui need kirjakohtased hakkavad lugema. seal on mitte mingisugust probleemi. teistes riikides on niimoodi, kas ikka oskad korralikult halleluuja ütelda, et võtame sind su riiki või ütled, et keeleeksami teeme. kas ikka ajalugu tead? tead, ja kas sa ikka oskad ja kas me anname sulle või ei anna seda siin, tead, eks. aga vaata jumala riigis seda ei ole, räägi ükstapuha, mis keelt tahes. kas sa tunned või tead sellest jumala riigi ajaloost ja värgist, küll hakkad õppima, kui sa sinna lähed. sellepärast sa selles riigis oled, seal me sind õpetame. et sa ei pea tulema nagu sellise eelettevalmistusega, vaid et nii kui sind kutsutakse, siis sa võid sinna tulla ja sellepärast see ongi see evangeelium tegelikult sellest kuningriigist. ja vaata, kui me nüüd räägime sellisest evangeeliumi kuningriigist, siis see on täiesti teine evangeelium. ma võiksin, noh seda evangeeliumi, sa igavene patune, võrgu lähete, mida sa kõik teinud oled, mida sa mõtlesid praegusel hetkel. ja see paranda kohe meelde, tead, et noh, me võiksime niimoodi inimesi nurka suruda. aga seda jumal ei tee, absoluutselt ei tee. ta ütleb, et tead, on kuningriigist evangeelium, see on väga hea. ma tulin esindama oma isa, kes on väga hea. isa tõmbab, tulge minu juurde, mina olen teie isa juurde, niimoodi saab. ja sellepärast saame sõpradeks ja sellepärast kiitus Jumalale. et nii need asjad on, kuidas ütelda, nii ilusad, mida tegelikult Jumal meile pakkumas, aga mitte peale surumas. nii et on kaks sellist riiki ja mõlemas riigis on niimoodi, et kes on kuradi riigis, noh, need teevad tegelikult kuradi tahtmist. isegi vastu tahtmist sa lihtsalt pead, sest orjal ei ole ja nagu seda oma õigust tegelikult teisiti elada ja sellepärast inimesed teevad. no kui siin, noh, lihtsalt kuulasin ühe lõigu ühest mehest, kes 18 aastat oli Venemaa vangilaagris ja ütles sedasi, et me muutusime nagu puunattideks. et me, noh, ütleme, et kõik, mis meile öeldi, seda me lihtsalt tegime, sellepärast et muidu meid oleks lihtsalt maha löödud. et noh, siin absoluutselt igasugune vastupanu mõttegi kadus ära, et sul ei ole üldse mõtet nagu noh, ütleme teisiti mõeldagi käituda ja ta sai noh, ütleme elu ja tervisega tegelikult tagasi, tuli sellest asjast tuli läbi, aga see oli lihtsalt selline elu, et kui sa seal niimoodi verena oled, siis sa lihtsalt oled. ja nüüd me näeme sedasi, et ega selle maailma vürsti mõjuvõim on siin on suur ja siis on niimoodi, et kuidas sellest välja
pääseda. mul tuleb meelde üks Ossolt Tägi jutlus, üks väga huvitav, kunagi kasseti peal mul oli. see oli selline huvitav, ta rääkis just vangi niisugusest orjade laagrist ja õigemini orjade laagrist ja siis, et noh, kui sa kutsutakse välja, tulge välja, ei saa tulla. valvurid on ju seal müüri peal, et noh, ei saa tulla. aga tegelikult vaata, kui issand kutsub, saab tulla küll. ja sellepärast vaata, me nagu ise nagu mõtleme sedasi, et sa ei saa nagu välja tulla, saavad padused, tulge välja. saab sellest pimeduse riigist välja, kui tulema hakkad, sa lihtsalt tuled välja. aga sa arvad sedasi, et sa ei saa, sa oled lihtsalt petetud, et nagu see on nii tugev, et sellest riigist välja ei saa. ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on tegelikult meid aitamas, nii et selle vot jagasin ka. et nüüd on nii, et aga võimalik on muidugi kallid minna ka valele teele. ja sellepärast on see nii, et väga tähtis on meil see, et me nagu jälgiksime sellist Jumala juhtimist kõiges alati ja kogu aeg. sellepärast, et vaata eksitaja on siin selles maailmas ja sellepärast on see, et Jumala riigi evangeeliumi kuulutatakse. aga saatan külvab tegelikult kogu aeg oma. inimeste magades ta tuleb ja külvab tegelikult oma. ja see ei ole absoluutselt mitte mingisugune nali ja sest, et see on ka kogu aeg on tegelikult on käimas. ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumala vaim on meid kõigesse tõtte juhtimas ja mis siis, et on neid palju eksitajaid vaimusid siin selles maailmas. ja Jumal aitab meil tegelikult ka eristada. ja väga tähtis on see ka, et meil endil ei oleks teatud selliseid oma imusid ja ambitsioone. ja vaata, nende külge saab saatan tegelikult kõige kergemini hakkida. sest et kui meie elus on mingisugused sellised asjad, mis talle kätte paistavad, mida ta tahab, ta tuleb kohe tegelikult pakkumisega. ja sellepärast on nii, et tuleb jälgida, et meil ei oleks mingisuguseid neid omalt poolt pandud võimalusi tegelikult saatana jaoks. nüüd lähen järgmise koha peale. ja nüüd hakkan Mattiuse evangeeliumi taevariigi selliseid kirjakohtasid lihtsalt lugema, sest et lugesin taevariigist ja leidsin, et rohkem ei jõua kui võib-olla Mattiuse evangeeliumist ja seegi, kui seda jõuame. vaata ja nüüd mõned siuksed mõtted veel enne, kui Mattiust kohe vaatame. põhimõtteliselt on niimoodi, et riikidel on saatkonnad ja on suursaatkonnad ja on asjurid ja no ütleme, et ja vahest on niimoodi, et mõnel suurel riigil on väga paljudes linnades ja kohtades teises riigis oma need esindused nagu olemas. ja teate, mida see nagu näitab? see näitab selle kahe riigi vahelist suhet. tänu Jumalale, et Eestimaal ikkagi kogudusi on. et need saatkondasid ikkagi on. see näitab siiski, et noh, see suhtlemine ei ole lõpetatud. kui kunagi oli niimoodi, et Angolas oli noh, nõukogudeaegne aeg oli see veel, anti missionärid välja, üks Aafrika riik. no see on nii vana lugu, lapsepõlve lugu, mida ma lihtsalt nagu mäletan. ma mäletan sedasi, et siis räägiti sedasi, et kui missionärid ära aeti, siis selle järel tuli sinna nälg. sellepärast, et nad ajasid lihtsalt, vaata selle õnnistuse ajasid ära ja siis Nõukogude Liit sellel hetkel läks ise sinna appi. Läks noh, oma sõjarelvade ja teiste värkidega ja noh, nad tegid ka seda. aga noh, põhimõtteliselt oli see niimoodi, et noh, nagu see riikide vahetus on selline, et sa kohe saad vahest väga kogeda. vahetasid ära ja said ühe kehvema. nii et kiitus Jumalale, et saatkonnad on veel, on avatud, kogudused on avatud ja kiitus Jumalale, et Jumala rahvas saab veel koos käia ja inimesed saavad tegelikult nendes saatkondades ka käia ja olla. aga nüüd Mattiuse evangeeliumi 3. peatükk ja 2. salm ütleb seda, mida Rist Johannes tegi. Rist Johannes kuulutas ette, ütles, et Jeesus tuleb ja mis siis hakkab, milline sõnum hakkab kõlama. ja see sõnum oli see, et parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Johannes hakkab seda kuulutama ja kuulutas seda sellepärast, et kohe-kohe on tegelikult Jeesus tulemas. ja varsti hakkaski ju Jeesus tegutsema, sest et seal on Jeesuse ristimine ja Jeesus algab oma tegevusega peale. siis on nüüd ütleme selline üks kuulutus. siis noh, saatan kuulutas ka. Jeesusele ütles, et kuule, et noh, minul on ka need riigid, et kummarda minu ette, ta näitas oma. ja sellepärast on see on praegusel hetkel täpselt seesama. meie räägime Jumala riigist praegusel hetkel siin, aga saatan näitab kellelegi oma kuskilt kõrge mäe pealt. võib-olla vaatad telekast või vaatad internetist ja oi kui ilusti, kui ma saan. ja selles vaata see hinge müümine saatanile, mis on laste nendes arvutimängudeski sees. kummarduma ees, saad järgmisele tasemele. ja vaata, noh, hasart läheb sisse. nagu tundub nagu mäng, eks, tahab mingit taset saada. noh, ja kogu aeg on mingit taseme, ussimängus kogu tasemel läheb tagasi. et me absurdis kogu aeg tegelikult oleme. küll on hea tegelikult, et Jumala riigis on niimoodi, et tasemed on kõik allapoole, mida alandlikum, seda suurem.
et sul ei ole mitte midagi, et ma selles usimängus pean kogu aeg üles minema. Absoluutselt ei ole seda. ja sellepärast kallid, aga noh, saatan pakub oma, tema pakub sellisel moel. Siis kui Jeesus hakkab kuulutama, siis põhimõtteliselt on samamoodi, ütleb see 4:17, kus on öeldud, et taevariik on lähedal ja hakkab selle sama asjaga ja ta ütleb, et parandage meelt, sest taevariik on lähedal. ja vaata, see parandage meelt, see tähendab eelkõige, et muutke oma mõtlemine, see tähendab pöördumist. ja vaata, siin on isegi on just räägitud riigist ja kui sa nüüd tänast seda sõnumit niimoodi võtad, siis kutsutakse sinna riiki. tulge sellesse riiki. Tulge sellesse riiki, sest praegu pakkumine on väga suur. väga lihtsalt saab tulla, sest väga suur esindaja kohal. kõige suurem suursaadik on praegusel hetkel kohal. lihtsalt tulge, taevariik on lähedal, see võimalus on teile. kasutage seda võimalust. ja mingisugused, ma mäletan seda, et kui Eestis teine vabadus tuli, siis oli tehti need kodanike komiteed. ja siis Võrus siin viinapoe juures võib niimoodi rääkida seal üle nurga seal, ütleme sinna Kadle poole. ja seal olid ühed need, kes värbasid siis sinna kodanike komiteesse. ja oma abikaasaga koos me tegelikult täitsime seal mingid asjad ära. saime, ma arvan, et mul on need paberid ka alles veel, et ma sinna kodanike komiteesse astusin koos oma abikaasaga ja me saime nagu, kuidas ütelda, nagu ühte uude riiki nagu sellises mõttes ja mu abikaasa sai sellepärast ka selle Eesti kodakondsuse selle paberi tõttu ja lisaks ütleme ka abielu tõttu, mis on. ta sai nagu kahes variandis, muidu ta oleks halb asja. aga põhimõtteliselt ta lihtsalt, et ta tegi selle sammu, et ta kuskilt tänava peal selle värbamise vastu võttis. ja ega see oli alguses siuke meelekas tunne, et ei tea, mis seltskonda me nüüd astusime, tead, et mis siin edasi hakkab saama, tead, eks. tänava peal püüti kinni, aga miskipärast me olime nõus, et kuule, et see sobib ja ütleme, ei tegime seda sammu. aga niimoodi toimub tegelikult jumala riiki astumine ka. ja osad ongi niimoodi seal tänava peal sinna jumala riiki astub. keegi kuskil nurga peal võtab kinni ja ütleb, tahab, teeme selle valve ja lähed sinna riiki ja ongi lihtsalt tehtud. ja oledki tegelikult täiesti uues olukorras. no nii, ja nüüd ja siis on niimoodi, et Jeesus hiljem ka, ta hakkas rändama ja ringi ja sest 4:23 on siitsamast on öeldud, kuidas Jeesus tegi. Jeesus rätas läbi kogu Galilea, õpetades sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi kuningriigis ja tervendades haigeid ja vigaseid rahva seast. aga see, mida ta kuulutas ja rääkis, see oli kuningriik. ja rääkis taevariigist, rääkis kuningriigist ja rääkis jumala riigist. me paneme kõik need nimed kõik. aga sinna kaasneb, vaata, mis on jumala riigis kaasneb. kaasnes ka see tervendamine ja kaasnes muidugi ka kurjade vaimide väljaajamine. ta ütles, et vaata, jumala riik on tulnud, kui ma jumala sõrmega kurjasid võimasid. ja vaata, kui palju on niimoodi nagu inimesi nagu, kes üldse nagu selle teemaga nagu ei taha nagu tegeleda või kogudusi, kus ei tegeleda. tänu jumala, et väga paljud konfessioonid tegelikult tegelevad ka selle eksortsismiga, et inimesi vabastada. see on vajalik asi, sest et see on jumala riigi juurde kuuluv tegelikult asi, et seda tuleb tegelikult teha. ja Jeesus käis ja ütleme sealsamas Mattiuse 9:35 on veel kord seda korratud, et mida Jeesus tegi. ja on öeldud siin nii, et Jeesus rändas läbi kõik linnad ja külad, õpetades sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi kuningriigist, parandades kõik haigused ja kõik nõrkused. vaata, et kellele ta nagu ligi sai, kes tulid selle kuningriigi evangeeliumi juurde, need said tegelikult sellest asjast osa. ja täpselt see nii oli. ma mäletan ma ei oska ütelda, oli see missioonipäevad või oli see märtsis või juba aastad lähevad juba segi võib-olla isegi, aga ma mäletan sedasi, et ükskord me olime Kandlas igal juhul koosolek. ja ühed Eesti sõdurid olid lihtsalt meie kultuurimajas mingit tööd tegemas. ja igatahes haigete pärast palvetati. sõdurid ei saanud olla koosolekul, sest et nemad tegid oma tööd, tassisid mingit mööblit või ma ei tea, mis asju seda tassima pidid, mingi töö, mida käis. aga siis ühe sõduri lammas valutas ja ta tuli sealt tagantpoolt korraks sinna, ütleme sinna lava peale, kus ka palves oldi. võeti kämba pallu ära ja läks tassis oma asju edasi. sest et vaata, kuningriik oli lähedal, tehti terveks, jutlust ei olnud kuulnud, aga see kuulus talle. lihtsalt sellele. ja vaata, see lihtsalt niimoodi kaasnes. ja sealt usu, kas ikka usud, tead, et keegi ei sundinud. ta tuli sellesse atmosfääri, ta tuli ja võttis seda läks. me vahest oleme sellised, nõuame seda. tead, see usuinimestega võib-olla täitsa teistmoodi, vaata, kes niimoodi nagu tulevad, võiks ütelda, et need saavad kohe. sest et meil on juba, kes me oleme juba need jumala lapsed, meil on võib-olla ei tea mitu asja, kus on sõnakuulmatus hunnikus seal juba ja et vaja nagu midagi korda teha. et siis saab jälle asja korda, sest meil on juba omad riigisisesed suhted, mis on võib-olla vast asja natukene.
ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me oleksime niimoodi, et kui me kuulutame ka ütleme sellele maailmale, siis et me räägime nagu sellest riigist, kuhu me tegelikult kutsume. ja sellepärast et selles ei ole tegelikult mitte mingisuguseid eeltingimusi, vaid et lihtsalt kutsub ja kui sa saad selle kutse, siis parem võta see lihtsalt julgelt vastu. ja nüüd on niimoodi, aga nüüd pääsust Jumala riiki. nüüd on mõned sellised salmid, mis ma olen ära märkinud Mattiuse evangeeliumist ka, pääsemisest Jumala riiki. Jumala riiki pääsevad need, kes on vaimust vaesed. no maailm vahest naerab selle üle, et niisugused poolearvulised pääsevad sinna, tead, et nendel täit mõistust ei ole, noh, need pääsevad nagu sinna. jah, Paulus ütleb ka, et on viletsamad on valitud, aga tõesti on niimoodi, et Jumala riiki pääsevad need, kes ei ole uhked. rikkal on raske pääseda Jumala riiki, no hiljem Jeesus räägib sellest, kergem läheb kaamel nõela silmast läbi, kui rikas pääseb Jumala riiki. tal on väga raske tegelikult minna. ja siis võtta 5. peatüki 10. salm, õitsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende pärast on taevariik. ja praegusel hetkel on küllalt neid inimesi, kes kannatavad tegelikult õiguse pärast, kes on seisnud ka Eestimaal õigete asjade pärast, kes istub vanglas, kes on oma töökoha kaotanud, kes on kuskile välismaale ära põgenenud praegusel hetkel lihtsalt, et noh, et siin on nagu kehvasti läinud, et mis ma siin praegusel hetkel olen, et olen nagu teatud mõttes nagu taga kiusatud. aga loen sulle selle salmi, õndsad on, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende pärast on taevariik. nii et koos vaimust vaesetega on need kõik seal koos õndsad, nii et kiitus Jumalale selle eest. ja siis on niimoodi, et see õigus 5.20, veel üks selline võti, mis peab olema. see peab olema palju suurem, kui see on kirjatundjate ja variseride oma, et pääseda taevariiki. sest ma ütlen teile, kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei saa taevariiki. ja kallid, meie õigus tuleb issanda käest. lihtsalt usuõigus, võtame selle pääste vastu, võtame oma lunastaja vastu. mitte mingisugust muud õigust ei ole seal vaja, meil on see üks kõigile, kes Jeesuse vastu võtavad, need saavad Jumala lasteks. ja see on see taevariiki pääsemise võimalus. nii et kiitus Jumalale ka selle eest. ja siis 7.21 on ka veel, see on ka Jeesuse väga tähtis ütlemine. et mitte kõik, kes ütlevad issand, ei saa ju taevariiki. issand ei saa taevariiki, vaid see, kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. ja sellepärast, kallid, see on ka väga oluline meeles pidada, et me ei saa elada nii, kuidas me tahame. vaid et kui me oleme sellesse riiki tulnud, siis me alistume sellele riigile, sellele korrale, sellele isa tahtmisele, sest et see on üle kõige selles riigis ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed, täna võime neid asjusid üksteisele meelde tuletada. ja ei pääse taevariiki, kui ei saa lapseks, see on Mattiuse 18.3, sellepärast et need olid mitmed sellised, ma teen selle koha ka lahti veel, need pääsukohad võtame läbi, sest et vaata, kõik need väravad on väga tähtsad. tõesti mõtlen teile, kui te ei pöördu ega saagu lapsed, ei pääse te taevariiki. ja siis noh, nad seal arutasid, et kes on suurim taevariigis. täna ma selle taevariigi suuruse juurde minna ei saa, seal see suurusseadused on huvitavad tegelikult, see on täitsa nagu ometi jutlus, eks ole. aga seal nad küsisid seda kohe. Jeesus ütles, et kuule, väiksik peab saama, sest värav on kitsas. no paljud tahavad nagu sisse saada, aga ei jaksa mitte. paljud võitlevad nagu, et sinna sisse saada. vaata, selle taevariigiga on niimoodi, et sinna nagu raske sisse saada, kuradi riigist on nagu raske välja saada. taevariik on raske sisse saada. et vaata, see on niimoodi, välja saab taevariigist kergesti, et selles on mitte mingisugust probleemi. sedapidi on nagu lubatakse kohe selle midagi, aga vaata, sisse pead minema otsusega, et sa lähed sellest kitsast uksest sisse ja võitled sinna sisse. ja 19.14 on Mattiuses on veel üks selline koht, mida tahtsin lugeda. ja Jeesus siis ütleb, et laske lapsed olla ja ärge keelake neid minu juurde tulemast, sest selliste päralt on taevariik. ja sellepärast kiitus Jumalale, et meil on nagu selle laste koha pealt on läinud paremaks. laske need lapsed olla me keskel, sest selliste päralt on tegelikult taevariik. ja juhatame poisikese teele, ei eksi vanas eas ka ära. nii et jätkame selliselt, nagu oleme seda siin ka tegemas. ja siis on üks selline julgustus selle koha pealt, Mattiuse 21.31 veel taevariiki pääsemise koha pealt. Jeesus ütleb siis nõnda, et noh, seal on isa tahtmise tegemisest, noh, arutavad sedasi, et kuidas selle isa tahtmise tegemisega on. aga Jeesus ütles nendele, see salmi teine osa,
tõesti, ma ütlen teile, Tölnerid ja Hoorad saavad enne teid Jumala riiki. no vot, vankurid, mis teete ülekohut ja nörite, Jumalal on pakkumine tegelikult teil. aga no meil tuleb ikka parandada, ausalt peab saama, jagate ära, nagu seal Saklis jagas ütles, kellel ülekohut olen teinud, jagan ära ja poole vaestele ja siis on avatud. ja aga vaata, see takistus tegelikult ei ole ja sellepärast on see niimoodi, et vahet ei ole, millistes pattudes ja asjades inimesed praegusel hetkel on, sest me näeme, et vaata, taevas ei tee selle koha pealt absoluutselt vahet. ja just on niimoodi, et on öeldud selle koha pealt, et näed, see võimalus on väga, väga olemas. nii et ja ka taevariiki rünnatakse seal Mattius 11:12 Rist Johannese päevist ja sellepärast on see, kes seda ründavad, kisuvad selle endale. ja sellepärast meil on nagu ikkagi öeldud sedasi, et me peame niisuguse oma pingutuse selle koha pealt tegema. ja sellepärast ka ma usun sedasi, et vaata, meil on täna mingisugune pingutus. pime, külm õhtu ja me teeme selle ettevõtmise, et me miskipärast oleme kodust välja, sest et no lihtsam oleks olnud ju lihtsalt kodus olla. aga tegime selle otsuse, tulime ja sellepärast on nii, et kiitus Jumalale, et meie need pingutused on tegelikult ka väga olulised ja seda just Jumala riigi suunal, nii et sisse ja mitte ära seda kaotada, nii ta on. ja sellepärast vaata, just kuulasin siin ühte, vaata niisugust üks riigist põgenemise õpetust. no see oli täiesti konkreetselt, ma ei hakka nimetama, mis riigist see mees seda põgenemist õpetas, aga ta käib kaardi järgi ja vaadake, kus on soo ja kus ei ole ja kus koha pealt saab kergemini, kus on palju valvureid ja ärge sealt minge. no täitsa sihukest, täitsa pika video oli teinud üks mees, kus õpetas no niisugust põgenemist sellest riigist, kus on hetkel raske ja vale, et kust kohast on veel võimalik. aga teate, mis ta veel õpetas, ta ütles, et tead, sa pead treenima, et kui sa elad korrusmajas, siis hakka käima trepist üles-alla, kui sul on 16-kordne maja, seda parem. ta käskis seal, ma ei tea, kas oma 40 päeva või teha trennid ja mitu korda seal lõpuks seal päevas ja et sa pead käima, sul peab lihtsalt jõudu olema. sul peab lihtsalt füüsilist jõudu olema, kui sa tahad põgeneda. kallid, jookske kannatlikkusega teile määratud võidujooksu. ei tohi, kuidas ütelda, noh, ütleme, et me praegusel hetkel, noh, kui me füüsiliselt võib-olla ei ole nii treenitud. tead, ilulikust harjutusest on ka väga tegelikult palju kasu ja vahest need kiired jalad ikka aitavad ka pääseda ja sellepärast on ka, see on tegelikult väga tähtis asi. et meil ka füüsiliselt oleks tugevust, aga ka just see vaimulik tugevus, me ei tohi tegelikult lõdvaks lasta, no muidu ei jaksa. sellepärast, et muidu lihtsalt hätta jääb ja sellepärast see võit tegelikult nõuab pingutust, see ei tule ilma pingutuseta. ja sellepärast näed täna niisugused tähtsad selle riigi koha pealt niisugused õpetused, et jumal tahab, et me saaksime tugevaks selle jaoks, et üldse sinna riiki saada ja selle riigis ka püsida. nüüd saatana riigi koha pealt, mida Mattiuse evangeelium räägib, ütleb sedasi, et see riik, mis on omavahel riius, see püsima ei jää. see riik, mis on omavahel riius, jumala riigis tegelikult peab olema õigus, rahu ja rõõm, ühes vaimus seal riidusid ei peaks olema. no vahest kipub olema ka, ega see, mis on riius, ega see ei püsi, no see peab ka sealt välja lendama, sest et no ei pääse mitte miski selline, kes teeb valet asja. sest et no jumala riik ei saa olla selline lõpuks, kui me kohale jõuame, et meil on mingi, keegi veel mingeid probleeme tuletab meelde ja lahendab ikka kuule seda ja teist. see peab olema ammu kõik tegelikult möödas ja sellepärast kallid ja, aga see on lohutus selle koha pealt, et see saatana riik, noh ütleme, see kukub kokku, kõik need suured Nõukogude Liidud ja värgid on, ütleme, kukkunud kokku, need suured impeeriumid ja värgid, mis toimuvad, tunduvad vahepeal nii tohutult tugevad. aga tead, ühel hetkel on niimoodi, et riid on majas ja kuidagi lagunevad kõik. ja sellepärast ja kes jumalat ei teeni, see riik ja rahvas ei püsi. see on Jesaja 60:12, no see on väga tugev salm, tasub meeles pidada. sest et ilma jumala teenimiseta riigid ja rahvad ei püsi. ja sellepärast see on kõige suurem püsimise asi. meie Eesti riigi püsimise asi on tegelikult, vaata see kukesamman, noh, ütleme selle tõttu, et on seda rahvast, kes jumalat teenib. sellepärast, et jumal lihtsalt säästab selle tõttu. nii et nii ta on ja nii et ja hoiduge riiust ja ega vaata, see kõik on selline lugu, et peredes ka, abieludes ka, no ei püsi riikide pärast, tuleb riik ja minna seda riiki. aga vaata, kui sa seda suudad vältida, no siis aitab püsida. ja sellepärast tehke kõik selleks, et rahu oleks. ja sellepärast see on selline asi, et noh, ütleme, et küll on hea, kui on sellised nõuandjad, kes laiali ei aja. ma olen näinud sedasi, et jumala riigis on samamoodi, et kes on abielude laiali aja. kes annavad tamm, jah, jookse ära, teed siukse hullu juurde. hästi vale nõuanne. absoluutselt vale nõuanne. see on selle maailma viis ära, sina küll kannata, ole aga sina uhke.
tead, eks. tead, ei saa sedasi ja sellepärast on see nii, et me peame riidusid vältima ja sellepärast on see niimoodi, et ja me peame võitma tegelikult Jumala riiki. kui meie oleme Jumala riigis, siis meie pool peab olema vähemalt selline, isegi kui teine pool ei ole. et see meie riik oleks parem, et tuldaks üle sellesse riiki. ja väga paljudel juhtudel, kes on jäänud lõpuni ustavaks, ongi see teine pool tulnud. no kasvõi viimasel hetkel, aga peaasi, et Jumala riik. ja selle nimel tasus tegelikult elada sellist eluga. Nonii, siis teile on antud Jumala riigi saladusi mõista. ja see Mattiuse 13. peatükk räägib neid tähendamise sõnasid just Jumala riigist ja taevariigist. ja sellepärast on nii, et vaata neid tuleb lausa uurida, neid tuleb lugeda, see tuleb tegelikult meile õnnistuseks. ja Jeesus rääkis tollel hetkel, ta rääkis inimestele väga palju mõistu. ja siis ümber küsisid, miks sa mõistu räägid, miks sa otse ei räägi nendele ja ta ütles, aga teile on antud mõista, teile ma räägin otse, teile seletan lahti, teised saavad kuulda neid mõistujuttusid ka. ja sellepärast ja need on õndsad, kes midagi mõistavad nendest asjadest. ja sellepärast on see nii, et vaata, me oleme tegelikult selles õndsate kategoorias. kui meil on need kõrvad, mis kuulevad ja meie südamed, mis mõistavad, sest osadel on pandud see kate peale, et ühesõnaga, et nad ei kuuleks, et nad ei näeks. ja siis on öeldud niimoodi, et ja siis neid ei saa parandada, seal on vaata, kui raske sõna see on, see on öeldud sedasi. et nad südamega ei mõistaks, 13-15 salmi lõpuosa, et nad südamega ei mõistaks ega pöörduks, et ma võiksin neid parandada. Nad jäävad nagu sellisesse olukorda, et nendel ei tule seda tervenemist, ei tule mitte mingisugust tulemust nagu selle tõttu ka. ja sellepärast kallid kiitus Jumalale, et näed, see kuningriigi evangeelium on meile lahti läinud. aga nüüd tuletan meelde üht asja veel ka. oled tulnud riiki, tegelikult on vastutus. igas vabaduses on tegelikult vastutus. ja see vastutus on just teha Jumala tahtmist. ja see sellepärast, et nii kui ütlesin, et orjal ei ole, ta peab tegema seda, mida kästakse. aga kui me oleme tulnud juba siia, siis on vaata, me oleme tegelikult selles vastutuses ka, et me siiski oleme kuulekad ja see on väga kuningriigi juurde kuuluv tegelikult asi. ja sellepärast kiitus Jumalale. ja nii, et ja nüüd, kes kuuleb sõnumit kuningriigis, siis on tõotus selle koha pealt. et nende juurde tuleb tegelikult, kohe tuleb saatan, tuleb seda tegelikult, tuleb kuri, tuleb seda ära riisuma. ja nii, et selle evangeeliumi kuulutamisega kuningriigis on vaja teada. no vanasti oli nii, et kes kuulas Ameerika häält, no tead, võisid teada selle Ameerika hääle kuulamisega. tead, isegi Soome telekat, see oli naljakas mõelda, seal Tallinna poolse Soome telekat vaadatakse. et noh, ütleme nõukogude aja lõpus oli sedasi, et väga paljudel olid vaata oma ridarassasid ja sihuke värk käis teateks. me kasvasime teleka, ikka Soome heliplokk tuli sisse panna, et mitte tumm pilti oleks, et saad ikkagi häält ka kuulata veel ja siis said ikka väga paljud soomlasteks sealpool. ja teate, osad inimesed kartsid Soome antenni ka üles panna. Nad panid maja pööningule katuse alla, panid selle Soome antenni. et noh, mitte naaber ei vaataks, et ma sinna lääne poole vaatan, tead. et ikka oleks ikka üks aus kommunist, tead, eks. ja sellepärast nad osad kartsid sedasi. no üks raadioremonti kunagi tegi seal ühega nalja, tead, et üks kommunist tõi oma raadioremonti ja lahti. sellega on Ameerika häält kuulatud, sellepärast on katki. no jah, tead naised vahest jah, siis tunnistab, et rantsisturid pealt nägi ära, tead, selle asja. ja sellepärast kallid, aga vaata, kohe tuleb kuri ja sellepärast kallid, vaata see valvur, kui sa Jumala sõna kuuled, see tuleb kohe, ütleb sulle. kuule, tead, ma tulen seda ära röövima, sa oled valet asja kuulnud, anna ära, tunnista üles, et jah, rumalusega tegelesid. aga tead, ütled ei, me kuulsime tõde ja seda ära ei anna. ja sellepärast kallid, praegu on jälle nagu see, kuidas ütelda, selline aeg, kus väga julged tegelikult olla issanda juures, selles riigis olla ja sellepärast me peame väga seisma nagu selle eest ka, et me ei laseks, vaata, siin nagu Jeesus ütles sedasi, et inimeste magades tuli, kui selle luste külvamine käis, tuli kuri ja külvas seda. tead, me ei tohi magada, et kurat saaks meil lastele tegelikult külvata halba seemne. vaata, inimeste magades külvab. praegusel hetkel on niimoodi, et vaata, vanemad on ükskord rumalad, ja eriti vanavanemad veel, et noh, et ei oska selle internetis surfamiseks nagu eriti lastele nõu anda. no see on umbes niimoodi, et parem üldse ära vaata mitte midagi, et siis on keegi kindel, et vale koha peale ei satu üles, eks. aga, sest lihtsalt ei saa aru, aga vaata, see on niimoodi, et magad
siis need valed asjad tegelikult võtavad lihtsalt üle. ja sellepärast ei tohi lasta laste südametesse külvata tegelikult valesid asju ja sellepärast ärka üles, kes sa magad. ja meil on kohustus sedasi, et räägi hommikul ja räägi õhtul tegelikult seda jumala riigi evangeeliumi. ja see on selline oluline asi. ja siis ongi niimoodi, et edasi on usaldus. külvad selle sinetu ivakese südamesse, küll ta kasvab. natuke hapuvad haiget südamesse, küll see läheb kõik hapnema. ja sellepärast on see niimoodi, et jumal on nagu selle sisse pannud sellise elu, mille vastu tegelikult ei saa. ja vaata lõpuks, kui noh, ütleme, et on üks väga kinnitav asi nagu selle juures lugeda, et lõpuks tuleb see selle nagu, see on see 13, 37 ja 43 selles lõigus on. et 41 salm, inimese poeg läkitab oma inglid ja need korjavad tema kuningriigis kõik pahanduse ja ülekohtu tegijad kokku. ja nad viskavad need tuleahju ja seal on urgumine, jammaste kiristamine. vaata praegu ülekohus läheb väga võimsaks, aga tegelikult on öeldud, et ühel päeval korjatakse kokku. kõik pahanduse ja ülekohtu tegijad. ära tee ühtegi pahandust, ära tee kellelegi ülekohtu. sellepärast, et vaata kõik need, kes teevad ülekohtu ja kes teevad pahandusi, korjatakse kuningriigis kokku. meil siukseid vaja ei ole. Need ei ole taevariigi kodanikud, kes sellega tegelevad. ja sellepärast jumala sõna tegelikult hoiatab meid tõsiselt selle koha pealt. Amen. nii, tõuseme jalg alles. peame isa, ma tänan selle tänase õhtu eest ka, kui sa tegid teistsuguse õhtu. ülekannet ei lubanud, aga me täname sind selle osaduse eest, mis meil oli, selle palvevõimaluse eest, mis oli ja selle sõna eest, mis sa ikkagi meile andsid ja sa kiituse, tänu ja ülistus sulle. ja isa, me täname sind, et me tohime lihtsalt praegu paluda seda, et see kuningriigi asi, see ilmutus läheks meile endile ka suuremaks. et me säraksime ja suudaksime seda teistele ka rõõmsalt rääkida, et me oleme midagi väga head leidnud. ja isa, ma palun samuti, et avame silmad nägema seda patukoledust ja seda koledat saatana vürstiriiki siin, mis siin selles maailmas on. ja isa, tänu sulle, et ka need asjad praegusel hetkel paljastuvad ja isa, tänu sulle sellest võime lihtsalt seda armuga paluda, oskaksime õieti mõista. ja palun samuti ka seda, et kes me oleme siin, ka Eesti riigi kodanikud, aita meil olla ühed head kodanikud ka selles riigis. et me näitaksime õiget ja head valgust Jeesuse nimel. Amen.